Tere head Estkeeri tervisetasku saate vaatajad! Oleme tänasel õpetajate päeval tulnud Tartu Herbert Masingu kooli uudistama nende uut interaktsiooni-keskust. Keskusest lähemalt räägib direktor Siim Värv. Miks tekkis idee luua lisaks kompetentsi- ja rehabilitatsioonikeskusele ka interaktsiooninkeskus ning mida see endast kujutab? Meie kooli poole juba ammustest aegadest tegelikult, eriti just autistlike laste õpetamise kompetentsi osas pöördutakse Tartust, aga üle Eesti. Ja viimased aastad me näeme sellist trendi, et järjest rohkem pöörduvad lapsevanemad või ka lasteaiakasvatajad tihti lasteaiaealiste lastega ja autistlike lastega, kellel kõne on väga kehvasti arenenud või kes on praktiliselt kõnetud. Ja samamoodi juba paar aastat töötab meie juures logopeed Liis, kellel on endal suur huvi alternatiivkommunikatsiooni vastu ja kogu selle temaatika vastu, mis selle ümber keerleb. Ja kuidagi selle kogemuse pealt, kes on meie poole pöördunud, mis on need mured, mis on meie oskused ja võimalused, milles me soovime juurde õppida, aga on see idee, see keskus luua tulnudki. Ja sisuliselt see ongi selline toetamise keskus nendele lastele ja vanematele ja nende tugivõrgustikele, et toetada laste suhtlemisoskuste arengut. Kellega koostöös on interaktsiooninkeskus valminud? Kõige suurem toetaja sellel konkreetsel keskusel on olnud Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond, kes toetas sisustuse ja samamoodi ka tehnilise varustusega. Aga ei saa mainimata jätta ka Tartu linna kui sellist, kes kogu meie kooli ja kooli kompetentsikeskusena on läbi aastate toetanud ja väga väärtustanud. Ja kõik muud ülejäänud inimesed, spetsialistid seal ümber, nemad lisaks veel kindlasti ka, aga tehnilise poole pealt kindlasti lastefond on suure tänu ära teeninud. Millised on teie kooli edasised arenguplaanid? Praegu nüüd interaktsiooni-keskuse avamise päeval muidugi on just nimelt selle teemaga tahame edasi minna ja pakkuda tuge oma võimaluste piires nii paljudele, kui see võimalik on. Aga me näeme, et Masingu kool oma olemuselt, ta õigustab ennast siis, kui ta on pidevas muutuses. See on minu kindel usk. Ja ma ei julge ette ennustada, kus me oleme 10 aasta pärast, aga see, et me õpime, me areneme, me muutume ja liigume sinna, kus seda tuge on kõige rohkem vaja koolides, et see on küll üks, mis on kindel. Nii et arenguta see kool kuidagi moodi jääda ei saa. Liigume täpselt, veel ei oska öelda. Kui inimesed või asutused sooviksid ise keskuse arengut toetada, siis kuidas nad seda teha saavad? Meil otse sellist pangaarvet pole avatud ja vabatahtlike keskust ka hetkel veel mitte, kuigi läbi aegad on olnud nii ühte kui teist. Ma arvan, et kõige lihtsam olekski võtta minuga ühendust, näiteks kirjutada siim.varv@masing.tartu.ee või otsida kooli kodulehelt need kontaktandmed ja rääkida täpsemalt läbi, et milles see toe sisu võiks olla, kas keegi tahab rahaliselt toetada, mis on alati oodatud, või nõu ja jõuga kaasa mõelda, et me oleme väga avatud koostööle igal juhul. Ma olen väga tänulik, kui inimesed ühendust võtavad. Koolil ilmus see aasta eesti keele esimene tööraamat autistlikele lastele. Mida see endast kujutab? Raamat on koostatud mõeldes autistlikele lastele, kes ühelt poolt võivad olla juba tublid lugejad kooli tulles, kuid teisalt vajavad abi veel lihtsate süsteemide omandamisel. Raamatus on esimeses osas on planeeritud siis aeg selliseks kooli saabuvale lapsele, kellel on vaja rahulikult veel sisse elada päevarutiini, sealhulgas kooli tulemisel, kas enne tuleb ära võtta saapad või enne tuleb ära võtta koolikott ja ka sellistele tööjuhenditele, mis tegelikult tavalisele esimese klassi lapsele võiks olla juba tuttavad lasteaiast, siis koolis tunduvad nad täiesti uued ja täiesti võõrad, siis ka nendega tuleb tuttavaks saada ja mis on raamatust tõesti eriline on see, et raamatus on kasutatud tööjuhendite visualiseerimiseks PCS-pilte. Kes raamatu koostasid? Raamatu koostajateks on meie kooli metoodik Ana Kontor ja mina logopeedina Liis Rumm. Mida kujutab endast kommunikaator? Kommunikaator kujutab endast abivahendit, mis abivajajale annab hääle.
ühelt poolt on kommunikaatori eesmärk välja öelda sõnad või kas siis häälduslikult või siis aidata sõnade leidmisel. Teisalt sisaldab kommunikaator ühte, teist või kolmandat programmi, mis võiks olla siis nii-öelda nagu sõnaraamat, kus on siis, mille hulgast siis valida või on võimalik. Kommunikaator on kõrgtehnoloogiline lahendus, kus on võimalik programmeerida lause ehitust niimoodi, et kui laps vajutab sõnale mina, siis tegusõnad tulevad juba õiges pöördes ja ka lause algust valides lause lõpu, käändelõpud juba moodustuvad lapse eest. Mis eesmärki täidab punane raamat? Punane raamat on suhtlusraamat. Punase raamatu puhul see punane on küll siin sellel mapil on kaaned punased. Tegelikult olulisem on sisu. Sisu on siis vastavalt suhtlusabivahendit vajavale inimesele koostatud tema siis selline sõnavara raamat, kus sõnad on rühmitatud erinevate siis ühisnimetajate all, et kas on siis sõnad rühmitatud näiteks tegusõnad ühel lehel, kohad teisel lehel, kooliga seonduvad inimesed 3. lehel, lapse meelistoidud 4. lehel. Oluline on see, et selle raamatu puhul on see süsteemsus, et süsteemi järgi on võimalik leida paberkandjal olevast raamatust kõikidele küsimustele vastused. Mida kujutab endast õpikast? Õpikast, meie uusim leiutis siin majas kujutab endast siis mobiilset võimalust luua lapsele õppimiseks stiimuleid vähendav koht, kuhu iganes seda meil on vaja luua. Kast on loodud mõeldes teach-metoodikale. Teach-metoodika on metoodika, mille puhul siis lapsel selles õpikeskkonnas on võetud maha võimalikult palju stiimuleid. Jäetud on vaid talle olulised asjad ja töö toimub süsteemi järgi, mis on siis enne veel kõige olulisem isegi olulisem kui see kast on ka oluline selle süsteemi õpetamine lapsele, et töö tuleb justkui tükkide kaupa vasakult, tehtud töö läheb paremale ja kui see tegemata tööde hunnik saab otsa, siis tähendab, et ongi tund läbi. Mida kujutas nähtud läbimäng? Läbimängu eesmärgiks oli tutvustada erinevaid alternatiivkommunikatsiooni vahendeid ja meetodeid, kuidas suhelda. Läbimängus näidati suhtlemist üksikpildi tasandil, suhtlusraamatu tasandil ja ka kõrgtehnoloogiliste vahenditega. Läbimängu eesmärgiks oli just nimelt näidata, et suhtlusabivahendiga areneb samamoodi nagu suhtlus normaalne lapse kõne. Nüüd on interaktsiooni-keskus. Soovime õpetajatele palju õnne, jõudu jaksu ka Interaktsiooni keskusele. Minu nimi on Ave Kütt ja kohtume järgmistes Tervisetasku saadetes.